Toomus Kinnisvara Tartu kontori juht ja juhatuse liige Kaisa Hiire rääkima teile kinnisvaratrendidest. Tere kõigile! Tõesti, jagan natukene sellist infot, et mis siis kinnisvaraturul toimub. Mitte mis meil ainult Toomuses toimub, vaid tegelikult mis kinnisvaraturul üldiselt toimub. Mina oman ise kinnisvara valdkonna kogemust aastast 2006. Olen tegutsenud kutselise kinnisvara hindajana, olen teinud maakleritööd ja tegelikult täna oman häid sidemeid 20 inimeselise tiimiga, kus on suur pädev maaklerite seltskond ja väga asjalikud hindajad koos. Ma loodan, et see kõik, mida meie turult näeme, on õige peegeldus sellele turule. Et meie oma tiimiga oleme kindlasti piisavalt suur, piisavalt asjalik, et teha järeldusi selle kohta, mis turul üldiselt toimub. Toomus Kinnisvara ise on 22-aastase ajalooga kinnisvaraettevõte, toimetame üle Eesti ja teeme ühe paraja portsu kõigist tehingutest, mis Eesti turul tehakse. Suuremas jaos kindlasti Tallinnas ja Tartus ja mitte ainult siis järelturu objektidega seoses, vaid tegelikult oleme väga hästi kursis ka sellega, mis uusarenduste turul toimub. Meie portfell on järelturu objektid, ehk siis asjad, mis on juba teisel ringil ja täiesti uued arendused, kortermajad, mida arendame ka ise või siis pakume teistele projektidele mingi esimest. Kui ma nüüd peaks mõtlema sellest, mis on tänased kinnisvaraturu trendid, siis ma tegelikult panin kirja ühe vahva küsimuse, mida ma olen aeg-ajalt saanud. Ja küsimus on selline, et nii palju ehitatakse, nii palju arendatakse, aga kes siis kõik need korterid ära ostab? Justkui inimesele, kes tunneb huvi selle valdkonna vastu ja mulje, et jube palju kogu aeg tehakse, aga kust jätkub seda klienti? Ja võib-olla see on ka selline põletav küsimus, et kui palju ma peaksin ise üldse vaatama selles suunas, et oma kinnisvaratehingute peale mõtlema hakata. Aga päriselt kõik need asjad, mida ehitatakse ja tehakse, müüakse ära, sest et ega arendaja niisama endale portfelli midagi ei ehita, vaid tegelikult ta ikkagi vaatab, jälgib turgu kogu aeg, jälgib seda, et milline on konkurentsiolukord, aga teistpidi jällegi kinnisvaraarendused võtavad aastaid aega, nii et kiireid otsuseid seal osas ei ole. Aga vastuseks siis, et kes need kõik korterid ära ostavad? Ostavad need samad inimesed, kes kolivad tõmbekeskusesse äärealadelt. Olen isegi siin tööalaselt ringi sõitnud Võrumaa piiri ääres ja päris lukkenud tegelikult. Et väga paljud kohad on maha jäetud tühjad ja niimoodi külade viisi. Et see tähendab seda ikkagi, et need linnakodud täituvad nende samade inimeste arvel ka, kes on mujalt sisse tulnud. Et see on üks koht. Teine asi on kindlasti minu meelest see, et me oleme heaolu ühiskonnas ja meil lihtsalt on ihalus suurema, ilusama, ruumikama kodu järele. Võib-olla ka natuke selline naabrist parema efekt, aga kindlasti me ei rahulda enam selle kvaliteediga või selle suurusega, mis meil lapsepõlves oli. Et inimeste eelistused on turul nii palju muutunud ja seetõttu need kõik uusarendused tegelikult ära müüaksegi. Et arendajad alati jälgivad seda, et millist toodet nad teevad, kas see on tänasele sihtgrupile vastuvõetav ja tehakse ikkagi mõnikord lausa rätsepatööna. Kindlasti mõjutab seda ka selline kiiremat peredünaamikat. Et kui me mõtleme selle peale, mis võib-olla 20 aastat tagasi toimus, siis ei olnud nii tihedad sellised pereheitmised. Kärgperendus on ikkagi tänapäeva elu osa ja see nõuab ka ikkagi elamispindasid kõigile pereliikmetele.
et lihtsalt need asjad toimuvad tänapäeval kiiremini ja kõik need inimesed vajavad kohta, kus elada. Ehk siis nõudlus ka nende poolt on see, mis seda mõjutab. Ja paljudel on eelistus osta, et see üürida, sest et kinnisvara minu meelest on nagu seksikas. Kinnisvara omamine on seksikas ja kinnisvarast meeldib eestlasele rääkida. Et kui sa peoõhtul või sõpradega kokkusaamisel ikkagi kinnisvara teema lauale tood, siis juttu jätkub kohe päris pikalt. Et igalühel on oma vaatenurkasid, tegemist ei ole ju sellise nii-öelda saialetiga, kus igaüks saab samasugust toodet osta, et kõik asjad on omanäolised, mitme küljega ja tihtilugu siis hakatakse neid asju võrdlema. Ja kes ei tahaks siis sellises intrigeerivas teemas kaasa rääkida. Nii et kui ikkagi naaber räägib sellest, et on endale uue vara, siis tekib natukene huvi küll, et mida ja kuidas ta siis seda tegi, eks ole. Ja mitte ostmise eelistus ainult seetõttu, et see oleks põnev, aga isegi kui kasutada võõrfinantseeringut, pangaabi näiteks ostu, siis tegelikult see kulu, igakuine kulu selle laenu teenindamiseks on tihtilugu sarnane, mõnikord ka odavam kui asja üürimine, sest elukoht on anyway vaja ja nüüd on lihtsalt see otsustamise koht, et kas ma siis üürin või ostan ja paljud otsustavad ostmise kasuks, sest et ju kinnisvara väärtus ka kasvab alles. Üürikinnisvara puhul maksad oma üürilandjale temased kulu, sinule pärastpoole ühmati kulu. Nii et selline kinnisvara usk on eestlastel kindlasti olemas. Keda ma veel turul näen täna rohkem kui aastaid tagasi, ütleme selle 5-10 aastat tagasi kindlasti nii palju ei olnud sellisest teatavat elanikkonda, kes on otsustanud ikkagi kolida mugavama, näiteks liftiga majja, tihtilugu ka väiksema pinna peale, sest et ei jaksata enam suurt korterit ülal pidada või see ei ole lihtsalt enam mõistlik. Et need inimesed ikkagi pere toel leiavad võimaluse teha neid muutusi. Et eakamal elanikkonnal tulevad need muutused raskelt, me teame omast käest kõik kindlasti seda, aga kui noorem generatsioon toetab ja aitab neid selle ülemineku juures, siis tegelikult on pärast need eakad väga rõõmsad, et nad selle otsuse teinud. Ja see ei ole kindlasti lihtne tee. Aga neid inimesi me näeme täna uusarendustöö turul. Sellest Eesti inimene usub kinnisvarasse, ma juba jõudsin tegelikult rääkida, aga mis ma veel ütleks siia on juurde, et meie tehingute kiirus on kindlasti muutunud. Et kui mõelda selle peale, et aastakümneid tagasi me ostsime endale elamispinna ja elasime seal oma leibkonnaga koos 20-30 aastat kuni surmani, täna on ka neid inimesi, kes kindlasti oma esimeses elukohas, mis nad kunagi on saanud, erastanud, ostnud, elavad siiamaani. Aga tänapäeva inimene juba mõtleb natuke lühema perioodi peale, et kodu ostetakse vastavalt vajadusele ja need vajadused muutuvad sellise 5-7 aasta jooksul tegelikult. Et ma julgeks tõesti öelda, et selline 5-7 aasta pärast peale selle uue kodu ostu hakkad sa juba mõtlema selle peale, kust ma saaksin suurema või mingeid muid vajadusi rohkem rahuldava, kas või see, et pere saab lisa või muutuvad töökoha eelistused, tahetakse rohkem kodukontoris olla ja nii edasi. Et selline 5-7 aastat ma ütleks küll. Et ärge pange imeks, kui siis uusarendustöö turule mingis projektis tulevad 5 aasta jooksul uusi objekte nii-öelda järelturule, möbleeritud korterid, võrdlemisi uues majas. See ei ole seetõttu, et kuidagi arendus oleks kehva. See on ikka sellepärast, et inimeste vajadused on muutunud ja nad liiguvad edasi. Et nad saavad aru, et kodu ei ole enam igavene, kodu on see, kus olen mina oma perega. Kui ma mõtlesin kinnisvara trendide peale, siis oli mõttega rääkida sellest, et mis siis tehingute turul nagu on, et mis siis on selline in, mis on nagu out siis see ei ole nagu kõige toredam võib-olla. Aga eks see natuke peegeldab seda, et kuidas turg toimib, eks ole. Et meie näeme väga palju seda, et tehingud on keerukamaks muutunud. Et tundub kuskil sotsiaalmeedia postituse juures, kui keegi küsib, et kas ma kasutaks maakleri teenust või mitte,
siis need vastused on tihtilugu sellised, et noh, sa saad ise müügiga hakkama ja mis siis ära ei ole ja noh, köki-möki ja hoiad raha kokku. Aga tihtilugu juhtub ikkagi niimoodi, et need asjad ei lähe päris teatult ja libedalt ja pöördutakse siiski spetsialisti poole. Et tehingu õnnestumiseks on vaja kahte osapoolt, müüjat ja ostjat ja tihtilugu on just maakler see liim või selline vahemees, mis aitab mõlemad tegelikult tehingusse ilusti ära juhtida. Oleme näinud ka väga palju seda, kus omaniku poolt müügis olev vara kuidagi ei müü ennast ära ja tullakse maakleri abi paluma ja siis on tormijooks, tehakse enam pakkumisi. Ja oleme tagasisidet saanud siis tegelikult kliendid selle kohta, et nad eelistavad tehinguid läbi maakleri. Et nad tunnevad, et nad on turvaliselt hoitud, nad ei ole surve all, see ei ole nii isiklik selle müüjaga otse suhelda ja see tuleb siis sellise hoitud ruumi ja neutraalse tasandi tehingu õnnestamiseks. Mis me veel näeme? Aheltehinguid näeme hästi palju turul. Mis tähendab aheltehing? See on nüüd selline olukord, kus ühest müügist sõltub järgmise objekti müük ja veel järgmise objekti müük. Et eks neid oli siin 10 aastat tagasi ka üks sõltus teisest. Täna me näeme juba seda olukorda, kus 3 tükki sõltuvad sellest esimesest. Et kui üks ära kukub, siis tegelikult laguneb kogu see maja koost ära. Ja meie töös on väga palju siis neid olukordi, kus maakler tegelikult peab seda protsessi juhtuma. Et tema võtab endale nii-öelda projektijuhi rolli. Ja see on ka ootus, mis täna klientidel on. Maakler ei ole enam see, kes paneb objekti lihtsalt kuulutuse kuskil üles, et ta peab, siin on, ostke. Ta peab tegema projektijuhi tööd. Alustades sellest, et saada aru, mis on selle vara eripärad, mis on selle kliendi soovid, ootused, vajadused ja sinna otsa siis kogu see turunduslik pool, esitluspool ja loomulikult ostja nõustamine. Sinna vahele jääb veel dokumentatsioon, arusaamine sellest, kas sellel varal on mingeid eripärasid, nüansse, mis on vaja veel korda ajada selleks, et tehing õnnestuks. Nii et tegemist on palju ja nagu siit ka juba järgmist punkti loeb, siis puudulik dokumentatsioon tapab müügi ära. Et valdkonna spetsialistid oskavad seda näha, oskavad seda lugeda ja teavad, mismoodi tuleb toimida. Et täna ikkagi pangad ei taha finantseerida neid varasid, kus dokumentatsioon on puudulik. Ja siit täitsa minu soovitus, et kui on ikkagi tõsised probleemid varaga, siis see peab hinnas kajastuma. Kui see hinnas ei kajastu, siis ei ole mõtet seda müüa. Ja tasub hoopis oma dokumentatsioon korda teha ja tulla uuesti turule tagasi. Et keegi ei eelista endale probleeme kaasa osta ühe kinnisvaraga, see on tegemist niigi, mida kohta kolimisel. Sest et ostjad kardavad varjatud uudised ja mitte need ostjad, müüjad kardavad sama muud. Et see ei ole tegelikult üldse ühekülgne, et kuidagi ajakirjandust jah mulje, et ostjad on need siis, kes on nõrgemas seisus, et nemad on teadnud, mis seal on, kuidas on. Tegelikult ju müüja kardab seda olukorda täpselt samamoodi. Keegi ei lähe tehingusse selle mõttega, et ma nüüd midagi varjan või vassin või jätan ütlemata. Et kui mingisugune asi jääb ka varjatuks ja puudus, siis kahju on sellest olukorrast, et ega müüja ka ju ei varja reeglina neid asju. Ja kardetakse seda ka, et meie poole pöördub täna ka klientidest ütlevad, ma ei tea, kas ma müün oma asja ära, sest et pärast poole tuleb välja, et seal on mingi puudus ja äkki meil ei ole mõtet seda teha. Siis tuleb spetsialist appi võtta ja täna siin päeva jooksul kindlasti näeme erinevaid spetsialiste, kes siin oskavad oma nõuga aidata. Ja mis ma veel ütleks, ilu müüb täiega inna on see, kui sul on ilus kodu. Kui me räägime kodumüügist, siis ilus asi müüb. Midagi pole teha. Et tuleb esitluse peale vaeva näha, tuleb kliendi jaoks kodu ära sättida. Et kui sa sees elad, siis tuleb pingutada selle nimel. Loomulikult on lihtsam, kui elaruum on tühi ja seda on selle võrra lihtsam nagu kliendile näidata. Aga kui on müügisoov, siis tuleb see pingutus teha. Et kvaliteedid võivad varad olla täpselt samasugused, aga ilusamat asja, eks see ilu on ka suhteline, aga küllap saate ka ise aru, kui ringi käite ja erinevaid kuulutusi vaatate.
aga mis siis üldiselt kinnisvaraturul toimub? Panga esindajad, ka me täna siin, et kindlasti oskavad selles osas kaasa rääkida, aga Euribor on langenud võrreldes natukese aja tagasiga. Aga selle Euribori langusele lisaks pangad konkureerivad omavahel ja selle võrra on nagu tulnud selliseid soodsamaid pakkumisi klientidele ikkagi, kes siis on pakkunud mingite tehingutasude hüvitamist, kes on pakkunud ajutiselt vähemalt paremat marginaali. Et täna näiteks on turul ka ju energiatõhusamatele eluruumidele paremad tingimused. Nii et selline Euribori langus konkurents pankade vahel on kindlasti turgu aktiivsemaks teinud, kui see on 2 aastat tagasi. Uusarenduste turul me näeme tagasi on tulnud investorite ostjad. Kui paar aastat tagasi tegelikult sellised väiksemad investorid isegi müüsid mõne vara maha ära, siis täna nad jälle ostavad ja kaasatakse ka panga finantseeringut. Et on neid suuremaid investoreid, kes täiesti täna toetavad, kasvatavad oma portfelli, kes ei ole midagi realiseerinud viimastel aastatel, aga selline nii-öelda jaeklient, kes endale seda üksikut pensionisammast ostab, need on täna turul tagasi. Paar aastat me neid ei näinud, nüüd on nad siin olemas. Turul on tulnud rohkem eluruume nii üüriturule kui müügiturule ja kindlasti on siin oma osa ka sellele, et see selline lühiajalise majutuse teenuse pakkumine ei ole võib-olla kõige kasulikum, eriti kui see portfell on väike ja kulutused selle haldamiseks on suured. Olen isiklikult aidanud ühel kliendil ka sellisest varast siin hiljaaegu vabaneda, sest tegelikult ei näinud selle pointi enam hoida. Tema on oma asjad ära proovinud, kapitali kasv on tema jaoks teinud piisava töö ja aeg on loobuda. Nii et ütleme, selline lühiaegse korter on tulnud nii müügiturule kui üüriturule. Üüripakkumisi on turul ikkagi rohkem kui varem ja konkurents on tihedam. Minu soovitus julgelt oma üürikorteri puhul hinnastada õigesti. Siis ta läheb sul esimese nädala jooksul portfellist ka välja, sul on üürnik peal, sa oled muretum selles osas, kuidas kulud kaetud on. Tahaks öelda, et asukoht ei lähe mitte kunagi moest ära. Et kui veel mõned aastad tagasi võis tunduda, et ostjaid on turul vähe, siis oli neid varasid, kus ostjaid oli rohkem kui ükskõik, kes ootas. Et sellise väärika asukohaga, ma ei tea, Tartu vanalinn, Supilinn, Harlova, üle jõe teatud piirkonnad, et nende vara on endiselt ja kogu aeg on olnud väga nagu nõutud. Ehk siis tasub natuke jälgida seda turutasakaalu kohta, et kui pakkumist on ikkagi vähe, siis saab oma hinda küsida. Isegi paar aastat tagasi nende parematel asjadel tegime enam pakkumisi. Ei läinud see vara selle hinnaga, mis ta algselt müüki läks. Ega ongi raske hinnastada, et alati ei ole liiga palju tehinguid nendes mahvusates piirkondades, mille pealt need numbrid kokku analüüsida. Aga kui turg näitab seda, et huvi on palju, siis tuleb teha enam pakkumine. Ja seda meil tegelikult meie töös tuleb ette küll. Et huvilisi on palju, üks saab selle korteri endale, teised kahjuks olid ilma. Kuidas me siis otsustame üle? Tihti lugu tuleb enam pakkumine. Täna me näeme turul ka nii-öelda investoreid, keda võib nimetada siis flippijateks, kes siis ostavad üles remontivajava vara ja puntsivad selle üles. Mitte halvas mõttes, et nad päriselt remondivad selle ära ja nii heaks, et iga inimene tahaks sinna sisse kolida. Mitte ainult tehniliselt, vaid ka selles mõttes, et ta sisustatakse ära, remonditakse tehnovõrgud, remonditakse viimistlus, pakutakse uuele omanikule täis võimalus kohe sisse kolida. Et need samad korterid, mida need flippijad üles ostavad, need on enamasti kapitaalremonti vajavad ja lõpptarbija, siis tavainimene, kes sinna võiks sisse kolida, tema neid ei osta. Et lõpptarbija ehk siis meie kõigi eelistus on ilus, korras eluruum, kus ma ei pea hakkama tegema mingisugust remonti.
ja seetõttu nende remonti vajavate varade puhul ei olegi selliseid ostjaid, kes endale seda koduks ostavad. Et nende puhul ikkagi on sihtgrupiks eelkõige need tüppijad ja need tüppijad on väga teadlikud sellest, kuidas turg toimib, mis on reaalne hind, et nad oskavad väga hästi hinnastada seda, et mis see kulu kaasneb selle korteri remontimisega, kas neil jääb ka sinna mingisugust kasumi ootust vahele. Tihtilugu need ei olegi mingid suured ettevõtted, vaid nii-öelda one-man-bändid, kellel on siis lihtsalt head kontaktid, kes seda remonti teevad. Mõni teeb oma kätega väga palju asju, et see kasum ikkagi tuleks sellest projektist välja. Ja seetõttu on nende remonti vajavate korterite puhul flippijate enda seas ka konkurentsi. Et kui mingi hea pakkumine turule tuleb, siis tegelikult kes ees see mees, et raha peab nii-öelda taskus olema. Et seda, et sa lähed nüüd mingi objekti peale kuskile veel laenu taotlema pangast ja kulutad selle peale 3-4 nädalat, siis seda sa jääd ilma sellest. Järgmine ostja tuleb, millel on raha taskus olemas, ta vaatab, et lähme homme notarisse. Ja kõik need varad, mis on kehvas seisukorras, vajavad renoveerimist ja ostjad ei näe veel, siis järelikult on hind liiga kõrge. Et ma tahan öelda, et kui on kehvas seisukorras vara, siis hinnastage õigesti. Kui on õige hind, tuleb see ostja kiiresti. Kui see asi jääb seisvuturule, tuleb hinnale otsa vaadata. Sest sihtgrupp ja tippijad on väga teadlikud sellest, milliste kuludega selle asja üles ostab. Teinekord öeldakse selle kohta isegi, et kasum teenitakse ostul hetkel. Et nemad väga hästi teavad, mis see ostnud hind võiks siis olla, et asi jookseks kokku. Ja tahaks võib-olla ka panna südamele või panna teid mõtlema selle peale, et selline tänane linnaruum, mis meil on, et see on kogu aeg muutumises. Ja kui me mõtleme selle peale, et siin võiks olla see või seal võiks olla too või kuhu ma üldse nagu tulevikus oma kodukoha teen, siis jälgige seda, mis see kohalik omavalitsus planeeringute valdkonnas toimub. Sest et kui täna hakatakse mingisugust asja arutama, mingisuguseid eeldusi või mõtteid üldse koondama selles osas, et kuidas seda ala planeerida, siis see jõuab päris ellu alles võib-olla aastakümneid hiljem. Et muutused kinnisvaraturul ei toimu kiiresti, need võtavad alati aastaid aega. Et kui täna vaatame natuke siin Tartu ümbruses ringi, siis võite märgata, et väga palju arendusi on kuuldunud Tartu valda. Aga Tartu vald on teinud ka väga palju eeltööd aastakümneid tagasi, et luua võimalused arendajatel sinna tulla ehitama hakata. Et vaadake siis ka Tartu linnaruumis ringi, kus on need kohad, kus võib midagi muutuma hakata ja uurige, mis planeeringud selle kohta ütlevad. Aga mis ma oskan soovida? Edukat kinnisvaratehinguid teile!